Elu on ilus nagu õun, kuni vajad abi. Kes kõnnib mööda? Kes ulatab hädasolijale abikäe? Kes väärib oma erakordse tubliduse eest auhinnareisi soojale maale? Varjatud kaamera eest ei jää ükski heategu varjatuks. Me ei peatu enne, kui selgub, kes on meie kangelane. Tere! Selleks, et saada võimalikult täpne pilt abivajajatest ja abipakkujatest, püüame leida erinevaid kohti, erinevaid inimesi ja erinevaid situatsioone, sest meil on vaja leida meie kangelane, kelle Novatours saadab auhinnareisile soojale maale. Erinevates kultuurides on väga erinev lähenemine vana inimestele. Mõndades kultuurides neid tuleb kätele kanda, kuni lõpuni, aga mõnes ei jõua endale ise enam kartulit kaevata, mäe otsa surema. Meid huvitab see, kuidas on asjad meil, oma koduses Eestis. Kas meil austatakse vana inimesi? Või tere head aega, mul pole aega. Minu tänased abivajad, Gunnar ja Apollo. Gunnar on meie abimees, kelle ülesandeks on mängida haige jalaga vanapapit. Teda saadab taksikoer Apollo, kes aitaks neid. Ma sõitsin põlve puruks ja see põlv on, siit on välja võetud verd, vett ja mäda. Ja ta nii kui ilma muutus on, valutab ja ma käin kogu aeg sidemus põlvega. Ja nii kui side peal ei ole, siis treppidest käia on raske. Ühesõnaga terav valu lööb sisse. Arstid ütlesid juba tookord, see toimus 40 aastat tagasi, et saan 50-seks, 55-seks, et siis hakkad selle põlvega vatti nägema. Ja nüüd on see aeg käes. Meie mängu satuvad juhuslikud möödakäijad, kes ulatavad Gunnarile abikäe. Esimeses voorus tuleb aidata vanapapi trepist üles. Teises voorus peab valvama tema koera. Kolmandas voorus tuleb avada hoiulaegas. Neljandas ja otsustavas voorus peab helistama Gunnari pojale. Inimesed osalevad mängus enese teadmata ja ei aima, et täites kõik 4 Gunnari palvet, ootab neid reis Egiptusesse. Kuhu peita kaamerad, et inimesed meid ei avastaks? Paar kaamerat on peidetud Balti jaama ette autodesse ja näiteks oleme pannud ka mikrofoni Gunnarile krae alla. Siis on meil veel nööpkaamera Gunnari küljes. Meil on all tunnelis kaamera ja ka Balti jaama sees on meil paar kaamerat ära peidetud. Tunneli kaamera saadab võistlejaid trepist üles. Siit meie mäng algab. Tänaval peidus olev kaamera püüab inimesi trepilt tulles. Autosse peidetud kaamera ootab Balti jaama ees. Koridori kaamera saadab võistlejaid foajees. Liikuv kaamera jälgib võistlejaid läbi ukse, kui tegevus toimub väljas. Hoiulaeka kaamera valvab hoiukappe. Põuekaamera eest ei ole miski varjatud. Gunnar on valmis ja suundub taksikoer Apolloga tunnelisse, ootamaks abivalmis inimesi. Möödakäijad ei tea, et ulatades abikäe, satuvad nad enese teadmata mängu. Esimene voor, kvalifikatsioonivoor. Selleks, et kvalifitseeruda, tuleb pisut hingetu Gunnar aidata trepist üles. Algab esimene voor. Kuulge, vabandage, kas te võite... Vabandage, kas te saate mind üles aidata? Tundub, et keegi ei taha vanamehe abipalveid kuulata. Kas tõesti ei tule kedagi, kes haige põlvega vana härrat aitaks? Inimesi. Kas tunneli lõpus paistab valgus? Vabandage, proua, kas te saate mind natuke aidata? Ma lõhkusin kunagi oma põlve ära ja poeg saadab koeraga õue, nüüd ma lihtsalt ilma... Lõpuks ometi, meil on olemas esimene võistleja. Ja, meie rõõm on üürikene. Tuleb oodata 10 minuteid, et leida järgmist, kes hooliks. Äkki see valges mantlis vanaproua? Ei aita temagi. Kurb. Äkki see noorem naine, kes trepist alla tuleb? Kõik mõtled ma raha nagu tahad. Kas saate nii palju... Väga hea. Oleme leidnud veel ühe hea inimese. Kuule, vabandage, kas te saate mind aidata natuke ülesse minekuga? No lihtsalt aitate mind toetada. No nii, noored mehed, käed ja jalad terved. Kas aitate? Näitate Gunnarile käsipuud? Kuulge kutid, käsipuu näitamine ei aita. Vabandage, kas te saate mind üles aidata? Можете меня наверх помочь? Tubli. Esimene mees, kes appi tuleb. Да не торопитесь, я не спешу.
Gunnar peab vastu, otsib Apolloga veel aitajaid. Vabandage palun, kas te võite mind üles aidata? Väga hea, tundub, et head inimesed pole kuhugi kadunud. Kuulge, vabandage, kas te võite... Vabandage, kas te saate mind aidata? Ma just mõtlen, kuidas aitan teid? No niisama lihtsalt... Oota, oleme siia poole hakka. Jah, muidugi saa, miks ma ei saa? Mul on põlv paigast ära, no kinni on seotud küll, aga ma kunagi sõitsin ta katki, nüüd ma ei tea, mis täna. Ja poeg saatis koeraga välja mind ja nagu tolasin. Ei ole midagi, saame ilusti välja siit. Nii siiralt abivalmit inimest pole ammu kohanud. Vabandage, kas te saate mind aidata? Saada. Konkreetne mees. Põlv on nii paigast ära, ma ei saa üldse käia. Tänased võistlejad on selgunud. Kas keegi neist läheb kaasa Gunnari järgmiste abipalvetega ja võidab reisi? Algab teine voor. Algamas on teine voor. Vaatame, kui paljud meie võistlejatest on nõus Apollot valvama nii kaua, kui Gunnar käib tualetis. Ma tahaks tualetti minna, mina ei tea, on teil nii palju aega, et ootate selle koeraga õuest, ta ei tule, meid ei lasta sisse siin. Aga ärge mulle koera jätke. Ei, jumala eest. Gunnari abistamine ei ole probleem. Mis te nüüd mõte? Kaua tuleb, ta on nii rahulik ja mõistlik koer. Ei saa teda jätta, ta on mul 5-aastane koer juba ja ainuke abikaasa on mul ära surnud ja elan üksi teinud. Uut naist pole võtnud ja ei tahagi võtta. Ta on väga rahulikult, ma käin tualetis ära sinna, lasta sisse ja tulen kohe sinna tagasi. Ole Apollo ilusti, ta nimi on Apollo. Gunnar kiirustab oma haige jalaga WC-sse. Peaasi, et endale liiga ei tee. Mis see WC on? Balti jaamas on sees. Te saate oodata, ta ei lähe kuhugi, ta on nii rahulik, ma tulen kohe. Mul on kodus ka koer. Apollo, jah. Mul oli ennem seda oli kuning puudel, kes elas 17-aastaseks. Ja palus, et ma nüüd hoolitsen, aga mul äkki lõi selle jalga niuke valu sisse, et ega te ei pahanda. No ma käin ära, ma tulen kohe tagasi. Apollo oli rahulikult siin. Ei, ta on hea kohe, ta nerveeri üldse. Huvitav. Kaua proua maldab oodata. Ingele paistab koer meeldivat. Ta märkab telefoninumbrit Apollo kaelarihmal, teadmata veel selle tähtsust. Ja, ты туалет, чтобы ты вы ждали собаку на минутку меня. Ну, давайте около киоска тогда я с ней постою, да? Окей. Здесь есть туалет? Да. Куда вам потом? Ну, я должен идти. Ну, как-нибудь, это собака у сына, ну, сына собака. И встретить с ним. Ой, вот не могу, мне электричка надо, чтобы меня встретили тоже. Мне ехать далеко. Oi, no ja жду тут. Спасибо. Ai, selgunud on esimene väljalangeja. Kahjuks see rong Egiptusesse ei sõida. Aga kas te nii palju saate aega? Ma käiks tualetis sees ära, te ootate koeraga siin uksed. On te natuke aega? No on, 5 minutit, kas saate ära käia? Ja. Muidu mul läheb rong. No kus see tualett siin on? Seal jaamas sees. No lähme. Koeraga sinna sisse ei tohi väga minna. Sõitsin kunagi võidu ja lõhkusin põlve ära ja nüüd mina ei tea. No aga vaata, värske õhtu on ka vajalik. Ega ainult toas istuda ei saa ju, te peate väljas käima. Ta on rahulikult, ta ei lähe kuhugi, ta on niisugune maru. Ta ei hammusta mind. Ei, ta nimi on Apollo, ta on nii rahulik. Apollokene. Jaa, rahulik ja niisugune. Ootan siin. Ja ma tulen kohe tagasi. Apollo, ole siin, rahu. Palun, on aega, saatke mind tualettini ja oodake koeraga mind väljas. Ma käin tualetis ära, eks? See rahulik. Apollo on ta nimi. Ta on mu poja koer. Mitmes? Apollo?
niisama üks esimene. Selle numbreid ei ole pandud. Lasid endale püksid täis võtta. Ära parem räägi. Ootasin, ta ei lähe kuhugi, ta on jälle rahulik. Ole nüüd siin, ma käin sees ära, tulen kohe tagasi. Mine nüüd käi sisse. Tundub, et Kalmer läheb koeraga jalutama. Kuhu ta nüüd läheb? Kuulge, see mees läheb koeraga minema. Järele talle, kiiresti keegi järele. Väike kähmlus ja Apollo on taas meiega. Kalmer kukkus mängust välja. Kuid Apollo ja Gunnar on šokis. Mõtlesin, ma olen tualetit ootasid siin ja siis ma võtsin juba võtme välja, et saadan teda sinna ja no kuule, kallis inimene, ma ei oleks ma midagi arvanud, ma ei oleks teda üldse pakkunudki tal. Praegu üritan koera natukene maha raustada, koer on täiesti endast väljas. Mis seal ikka? Võistlus jätkub. Gunnar läheb taas tualetti. Можете собака меня ждать около, я туалет хочу идти. Есть у вас времени? Идем. Туда в туалет? Да. Он остается хорошо с вами. Я по-быстрому сажу и приду обратно. Вы можете тут знать, я похожу. Туда же нельзя с собакой. Я приду сразу обратно. Ka Igor jääb Gunnarit ootama. Loodame, et tema ei taha Apollot röövida. Meie 6 võistlejast on järel 4, kes läbib 2 viimast vooru, kes võidab auhinnareisi soojale maale. Seda, kui krussi on meie võistlejate närvid läinud peale Gunnari ülipikka tualetipeatust, vaatame päevapausi. Olete tagasi. Vaatate jätkuvalt saadet Meie kangelane. Meie kangelane, kes võidab lõpuks, sõidab Novatoorsi poolt välja pandud auhinnareisile soojale maale. Tänane olukord. Vanem härrasmees on korda last treppidega, kord ei taheta lasta tualetti koos koeraga. Meie 6 võistlejast on järel 4. Nad ei aima, et käimas on mäng ja ainult üks võib väljuda võitjana. Läbima peab veel 2 viimast vooru. Kas neil jätkub kannatust? Kas nende närvid peavad vastu Gunnari järjest suurematele soovidele? Algab 3. voor. Vaatame, kes toob siit kapist ära Gunnari olematu fotovõti. Kes võistlejatest aitab avada hoiulaeka? Kas Kersti, Sirje, Inge või Igor? No Apollo, oli ta rahulik? Nii küll. Tema vist ootab siin õhtuni. Ei, ta teab, et... Tema pärast ei maksa. Kuulge, aga mul on veel üks palve. No mul läheb buss natukese aja pärast. No kas te saate, tooge mul üks pakk 8. välja, ma ei saanud ust lahti, mina ei tea, mis on. Mul on see võtti olemas. Ja siin samas, jah. Ma pean selle koju viima. Tubli Gunnar. Kersti siseneb jaamahoonesse, kuid kus asuvad hoiulaekad? Laekad on leitud. Aga ilmselgelt on Kerstil kiire ja talle tundub, et võti ei sobi. Kuid see võti on ju õige. Siin peab küll vist paluma kedagi töötajat, sest see võti ei ole küll selle augu jaoks. Seal on pisikesed sneppervõtmed. Kurb. Veel üks hea inimene mängust väljas. Vaatame, kuidas läheb Sirjel. No, suur tänu teile. Ja kõik võrras, jah? Jaa. No võtta, aga tead, hakkas värisema. Ei, no ta mõtles, ei tea. Ei, no ta mõtles, ta vaatas sinna ja Ta üldse ei saa aru, sest ta on mu pojakoer ja ma nagu... ta hakkas nagu värisema, ütles, et issa, kelle ta on võõra inimesega. Elage hästi, kõike. Suur tänu teile. Kahju. Ikka Sirje on mängust väljas. Tal on rongile nii kiire, et Gunnar ei jõua talle hoiulaekast rääkidagi.
ma ei saanudki kätte, mina ei tea, kas te proovite ise võtta seda välja. Mis asi? Mul on fotoaparaat, ma olen fotograaf ise. Ma ei saa Me laata. vaatame koos, siin ei ole silti. Inge on ka ise koeraomanik ja teab, et Apollo võib rahulikult jaama ruumidesse kaasa öelda. Tubli. Aga riidlema ei hakata, mul ei hoiatatud koertega. No toalett ei tohi. Apollokene. Vaatame, kas Inge säilitab rahu ka siis, kui selgub, et laegas on tühi. Apollo on hetkel ainus, kes on veel suhteliselt rahulik. No ma ei oska. Inge on avanud kapi ja see on tühi. Ta ei tea, et Gunnaril on veel muresid. Mida? Tühi või? Tühi, jah. Mõtle, mis nüüd siis on. Nüüd ma ei saa midagi aru. Millal sa panid selle? Täna. Täna, jah? Спасибо. Знаете, в чем я все дело? Вы можете мне это открыть, эту, говорите, 8-й сумку принести? У меня тут прямо. Да. Я не мог, я не знаю, что там. Ja tuttu. Igorit ei heiduta miski. Ta liigub kindlalt edasi. Leiab hoiulaeka. Avab ukse. Laegas on tühi. Asi selge. Igor on mõistlik mees. Ta taipab, et vanapapi ei saa midagi aru. 3. voor on läbi. Mängu on jäänud vaid 2 võistlejat. Kas nende seas on meie kangelane? Tundub, et meie 3. olematu fotokotivoor on külvanud nii palju segadust, et meie võistlejatel võib jääda mulje, et Gunnar ei tea enam ammu, kus ta on, kes ta on ja miks ta seal on. Kes võiks aidata Gunnarit viimases ja otsustavas voorus? Väsinud vanapapi ei mäleta koduteed ja ainus väljapääs on helistada pojale, kelleks on tegelikult meie saatejuht Urmas. Loomulikult teeskleb Gunnar, et ei tea poja numbrit. Mängu on jäänud veel vaid Inge ja Igor. Kumb neist on piisavalt kannatlik ja leidlik, et võita? Algab 4. ja viimane voor. Там пусто. Открылся. Да. Но там пусто, ничего нет. Открылся и все. Gunnar on eksinud. Ta ei mäleta oma poja nime ega Там numbrit. внизу стоит. Tundub, et Igor on Gunnari segasest jutust väsinud ja ta otsustab vanapapi sinna paika jätta. Sellegi poolest on Igor üks tubli ja abivalmis mees. Ta veetis üle poole tunni, et Gunnarit aidata. Kahju küll. Mängu on jäänud viimane võistleja. Ma proovin helistada, aga poisi numbrit, mul kaart andis mulle, aga numbrit ma ei tea, kus ma numbri saan. Kas Inge aimab, et Apollo rihmaküljes olev number on tema tee Egiptuse palmide alla? Neljandas ja otsustavas voorus peab helistama Gunnari pojale. Lähme. Meie tänane kangelane on selgunud. Tere päevast! Ja palju õnne! Te olete meie kangelane ja olete võtnud Novatorsi poolt välja pandud reisi Soojamaale. See on mõeldud eraldi abivajate abipakkujatele. See oli nüüd küll üllatus. Vaatame üle Inge heateod. Ta ulatas Gunnarile abikäe tunnelis. Ta hoolitses Apollo eest, kuni Gunnar käis tualetis. Ta avas hoiulaeka ja jäi Gunnarile toeks. Ning lõpuks helistas Gunnari pojale. Kuhu te üldse hetkel teel olite? Linna peale. Emale süüa ostma. Emal on sünnipäev täna. Inge oli teel ema juurde, kuid ei pidanud paljuks aidata hädas vanapapit. Inge on meie kangelane. Palju õnne! Uuel nädalal uued kangelased. Ole tähelepanelik ja abivalmis, sest ka sinust võib saada enda teadmata meie kangelane. Hallo, on teil korraks aega? Järgmisel nädalal on hädas tõstukil remondimees,
kes sulatab töömehele abikäe ja läheb kaasa järjest keerulisemate palvetega. Vabandust, kas te saate korraks aidata?